Tänavu lõpetas pastoraadi piiblikooli 4. hooaeg. 4. õppeaasta sai nüüd läbi. Kas võib rääkida mingitest muutustest või need 4 aastat on pigem olnud sarnased? Need 4 aastat on teatud mõttes olnud sarnased, sest sisu on olnud sama. Ja ega piibel ju pole ka muutunud selle aja jooksul, ikka samaks jäänud. Ja me oleme tõesti 4 aastat teinud siis seda ühte sama kursust küll väikeste erinevustega, aga ikkagi eesmärk on olnud see, et me oleme kogu piibli algusest lõpuni läbi käinud ja siis Luuka evangeeliumi ja apostlite tegude raamatut niimoodi peatükilt käsitlenud. Ja seda sama põhimõtet me oleme siis kogu see 4 aastat järginud selle õppekava puhul ja selle õppetöö puhul. Et nüüd on meil selle 4 aasta jooksul osalenud umbes 250 inimest siin pastoraadi piiblikoolis. Kõik nad küll ei ole tunnistust saanud, et tunnistuse on saanud umbes 150 ringis vist niimoodi. Aga me oleme tundnud, ja meie käest on ka küsitud, et tahaks nüüd jätkukursust, et tahaksid edasi astuda. Ja siis meil oligi see plaan, et teeme siis 4 aastat seda algkursust ära ja siis 5. aastal siis teeme midagi muud, et pakume sellist järgmise sammu kursust. Nii et jah. Et see ongi siis areng nüüd edasi, et edasi jõudnud kursus ootab järgmisel õppeaastal kõiki huvilisi, kus suures osas ootate siis tänavu lõpetajaid tagasi või nende 4 aasta jooksul lõpetanuid tagasi? Jaa, eks nemad oleks esimene sihtgrupp, et eks siis ongi nüüd hea, et meil on juba piisav hulk neid, kes on selle algkursuse läbinud ja neil võiks olla siis huvi nüüd jätkata, et nemad on siis esimene sihtgrupp, aga kindlasti see kursus ei ole nüüd selliselt üles ehitatud meil tulevaks aastaks, et peaks ilmtingimata selle algkursuse eelnevalt läbima, vaid võib tulla ikkagi vabalt ilma ka eelnevalt piiblit tundmata, sest me ikkagi teeme seda õppetööd selliselt, et me ei eelda, et nüüd peab olema mingi sügav piibli tundmine juba taustal. Aga nii, et kõik on teretulnud, kes vähegi tahavad piiblit tundma õppida. Rõhutasid enne, et siin ei ole plaanis luua uut kogudust, pastoraadi kogudust, vaid eeldatakse ja soovitakse, et siin õppurid ikkagi kas leiaks või on juba leidnud endale oma koguduse, et on see üsna oluline moment siin. Ja, et pastoraadi mõte seda ka luues on olnud see, et me ei loo siia Tartusse ühtegi uut kogudust, mingit, ma ei tea, mis laadset või mis iganes, vaid me ikkagi püüame olla siin kohalike koguduste teenistuses. Ja kuna tegelikult ka selle pastoraadi piiblikooliga me ei ole hõlmanud mitte ainult see Tartu lähipiirkonda, vaid me oleme pakkunud ju veebiteel osalemist ka ja meil on olnud inimesi üle Eesti siin osalemas ja isegi nüüd Lätist ja on meil varem olnud nii Soomest kui Rootsist ka eestlasi, kes elavad seal. Et sellega tegelikult me julgustame neid inimesi, kui me anname siis mingisuguse pisiku neile sellest õppetööst siin, sellest piiblikoolist, et nad siis leiaksid selle vaimuliku kodu kuskil. Et meie ei kogu endale koguduse liikmeskonda, seda kindlasti mitte, vaid ikkagi püüame siis jõustada neid kogudusi, mis meil olemas on. See veebipõhisus või õieti hübriid vorm sellel kursusel on tõesti väga, väga hea tundub ja jäi hästi kõrvu see, et 2 Virumaa kogudusena võtsid selle osa. Kuidas? Seda me oleme, tegelikult meil on igal aastal olnud 1-2 kogudust, kes siis on, me mõte on ka see olnud just, et me pakumegi selle piiblikooliga võimalust ka kogudustele nende koguduse elu elavdada. Sest ei ole võimalik ju igal kogudusel korraldada sellist piiblikooli, kus on lektorid üle Eesti, 10, 12, 15 lektorit. Seda ei suuda kogudus teha. Et me pakumegi seda võimalust, et esmaspäeva õhtuti, eks, koguvad oma koguduse pastoraati, mingi grupi kokku, istuvad seal, vaatavad seda otse ülekannet, saavad küsida oma küsimusi sealt ka ja see on üks koguduse töö või elu vorm.
nii et me loodame, et seda sama just osalusvormi ka edaspidi kogudused kasutavad, sest see on see võimalus. Järgmise hooaja plaanidest või õppeaasta plaanidest juba täna räägiti siin. Kas on õige aeg juba hakata ennast registreerima või mis selle kohta saab ütelda? Miks mitte võib registreerida, meil pole veel registreerimine avatud küll. Aga kui on soov, siis võib kirjutada info@teoloogia.ee või info@tartupastoraat.ee ja oma soovist teada anda ja paneme nime kirja, et me peatselt avame selle registreerimise ka võib-olla paari nädala jooksul hiljemalt. Oleme siin Tartu pastoraadis ja äsja, ei saa ütelda lõppes tegelikult, sündmus jätkub, aga äsja said noored piibli õppijad endale diplomi, mis kinnitab, et te olete saanud 70 akadeemilise õppetunniga palju uusi teadmisi piiblist. Palun, kas te nimetaksite, mida te nendest teadmistest või sellest aastast esile tõstaksite eriti? Hakkame siit pihta. Ja ma usun, see kool oli väga kasulik ja andis hea süstemaatilise ülevaate piiblist, et tegelikult me olime on ju kõik kristlased juba, et me tegelikult teame ja tunneme juba Jumala sõna, aga see oli hea võimalus nagu süsteemselt õppida seda uuesti tundma ja väga väärtuslikud olid ka need kohvipausid, kus me saime ka arutada erinevaid küsimusi ja jagada oma mõtteid, mis on tekkinud, et tegelikult oli väga, väga hea aeg. Aitäh. Ma arvan, et mul samamoodi ja pluss veel see, et tegelikult see oli piibli ülevaade, aga samas oli ka väga palju, et kuidas me saame seostada oma igapäevaeluga, et kuidas elada veel rohkem Kristust järgides ja see kuidagi kõnetas mind veel eriti, et muidugi piibel on väga-väga oluline raamat, ajalooline raamat, aga just see, et see ei ole lihtsalt üks raamat, vaid et see on nii oluline, et me õpiksime seda päriselt, et kuidas see võib meie elu ka muuta, et see oli midagi, mis ma võtan kindlasti kaasa. No mina toonitaksin seda, et me saime siin ühes koos olla, ühes sellises osaduses ja ühes koos õppida, et piiblit võib alati lugeda üksi ja peabki lugema, aga niimoodi ühiselt uurida, õppida, et see on nagu väga hea ja ma tooksin kindlasti esile ka neid lektoreid, kes meid õpetamas olid ja kes lisaks sellisele, ütleme siis, teoloogilisele teadmisele tõid kaasa ka oma isikliku usukogemuse ja neid näiteid, nii et see oli selline ülesehitav. Ja, palju on juba öeldud, aga ma arvan, et mulle isiklikult meeldis näha nagu neid mustreid Vana ja Uue Testamendi vahel, eriti mis puudutavad Jeesust, et ma olen seda varasemalt ka juba nagu proovinud märgata ja ma arvan, et läbi nende õhtute tegelikult lektorid tõid veel rohkem ja veel nagu selliseid nagu sügavaid ja olulisi detaile esile sealt, et see oli väga hea. Suur tänu. Kuidas tundub, kas järgmisel hooajal jätkate? Olete ka järgmine aasta pastoraadi piiblikooli õppurite hulgas? No selle tänaõhtuse emotsiooni pealt kindlasti, jah. Jääme siis selle positiivse noodi juurde, ilusat algavat suve.